Tere päevast, austatud minister, austatud Eesti Panga president, head konverentsil osalejad. Meie esimeses paneelis on arutusel Euroopa viimaste aegade üks suuremaid ja olulisemaid järelevalvereforme, nimelt Euroopa Keskpanga pädevusse loodud Euroopa ühtne pangandusjärelevalve. Me püüame leida vastuseid küsimusele, kas üldse ning kui jah, siis milline võiks selle ühtse pangandusjärelevalve mõju olla Eesti pangandusele. Mul on hea meel tutvustada väga esinduslikku panelistide isikkoosseisu. Kui nüüd siitpoolt minna, siis esimene Riho Unt, kes on aktsiaselts SEB Pank nõukogu esimees ja SEB grupi tasemel Balti panganduse juht. Edasi Madis Müller, Eesti Panga asepresident, siis Priit Perens, aktsiaselts Swedbank nõukogu esimees ja Swedbank grupi tasemel Balti panganduse juht. Ja Erkki Raasuke, kes siis on loodava DNB ja Nordea ühendpanga juht. Enne kui me arutelu juurde läheme, sissejuhatuseks ja sellisest tausta loomiseks ma annaksin võib-olla ülevaate sellisest olulisematest faktidest, mis on ühtse pangandusjärelevalvega seotud. Nagu ka Ardo Hansen juba rääkis, et ta loodi 2014 aasta ja selle loomise eesmärgiks oli kriisijärgselt pangandusjärelevalve tugevdamine Euroopas. Tema pädevuseks on kapitalijärelevalve teostamine oluliste pankade üle, tegevuslubade andmine ja võtmine ning olulise osalusega omanike hindamine. Täna kuulub Euroopa ühtse pangandusjärelevalve alla 125 pangagruppi, kogu varade mahuga 22,4 triljonit eurot. Eestist on 2 panka Euroopa Keskpanga otsejärelevalve all, need on SEB Pank ja Swedbank, kes siis oma varade mahuga on vastavalt 6 ja 10 miljardit eurot ja selles nimistus nad on teise saja alguses. Siin on ära toodud ka võrdlus suurimate pankadega, kes on järelevalve all, kelleks on siis BNP Paribas ja Deutsche Bank vastavalt varade mahuga 2,1 ja 1,6 triljonit eurot. Järelevalveliste otsuste langetamisel osalevad Eurotsooni kõikide riikide kohalikud järelevalved ja keskpangad. Otsustusprotsess on 2-tasandiline. Otsused läbivad esmalt järelevalvenõukogu, mis koosneb järelevalvete juhtidest ja lõplikud otsused kinnitatakse Euroopa Keskpanga nõukogus, mis koosneb Euroopa Keskpanga presidentidest. Järelevalvet teostatakse läbi ühiste järelevalvemeeskondade ja neid järelevalvemeeskondasid juhib Euroopa Keskpank, mis tähendab siis, et järelevalveprotsess ja järelevalveline vastutus oluliste pankade järelevalve eest Eurotsoonis on Euroopa Keskpangal. Nüüd kohaliku järelevalve ülesandeks on siis tagada täiendav inimressurss järelevalvemeeskondade toimimiseks. Tänasel päeval on Euroopa ühtses pangandusjärelevalves tööl üle 900 töötaja ja sellel lisandub veel kohalike järelevalvete inimressurss, mis on suurusjärgus üle 700 inimese. Ja nüüd viimase sellise iseloomustava numbrina võiks välja tuua ka sellise otsuste mahu, et eelmisel aastal siis Euroopa ühtses pangajärelevalve poolt tehtud haldusotsuste maht oli üle 3300 haldusotsuse. Siin ma nüüd sissejuhatuse lõpetaksin ja mul on hea meel nüüd minna ka paneeldiskussiooni juurde. Et esimene küsimus, mis alati sellise tsentraalse järelevalvega tekib, on selline tsentraalsest riskikaardistusest tulenevalt, et Eurotsoonis riigid, pangad on erineva finantstugevusega ja selline tsentraalne riskide kaardistus, et
see ei pruugi arvestada kõikide kohalike nii-öelda oludega. Et mis see on, võib-olla küsimus ka panelistidele, et mis see nüüd siis tähendab, et kas tähendab, et kohalik fookus võib kaduda või kas see üldse on nii-öelda täna enam oluline ja võib-olla vaadates ka meie enda finantsturgu, kus meil süsteemselt olulised pangad on Rootsi pankade tütred, et võib-olla esmatähtis on hoopis nii-öelda siis emapankade tasemel nende riskide hindamine. Ja see kohalik fookus siin eurotsoonis, et võib-olla jääbki selliseks nii-öelda eurotsooni tervikuks, mitte aga siis nii-öelda kohalik fookus, et mis siin need arvamused on, jah, et võib-olla Riho kohe alustab. Tänan küsimuse eest. No, ma usun, et see kindlasti natukene sõltub ka kogemustest, mis on, sest et kui nagu Baltikumi majandusruumi vaadata, siis nii nagu sa, Andres, juhtisid ka tähelepanu, siis Balti riigid ise üksikuna on kõik üsna pisikesed, ja meie majandus on väga-väga palju sõltuv just nimelt naabrite käekäigust, teistest suurematest välisinvestoritest, näiteks pangandussektor on ju peamiselt ka välisomanduses, et seetõttu paljudel juhtudel mulle isiklikult ja minu kogemusest lähtuvalt pigem selline makrovaade või suurem vaade nagu sobib ja meeldib, sest et tulenevad kogemustest varasemast ajast ja täna, siis me tahame või ei taha siis näiteks saada Eesti, Läti, Leedu sarnaselt arvama mingite teemade osas on väga keeruline. Ja tänasel hetkel oleme näinud, et kui Euroopa siis ühine järelevalve omab rohkem selgemat positsiooni, siis meie pangagrupile, SEB pangagrupile, kellel Balti ärioperatsioonid on ainult 9% nagu ärist, kindlasti on ka positiivne, et me näeksime, et selline ühtsem vaade kogu Baltikumi sektorile on, sest kui eemalt vaadates, siis Baltikum toimib järjest enam ühtse majandusruumina. Et ka selline ettevõtete seotus, finantsasutuste seotus kasvab pidevalt. Nii et minu nägemus on selles, et loomulikult sellise väga Frankfurdi keskse lähenemisega sa kindlasti Baltikumi ega Eesti erisusi ei taba, raudselt ei taba. Aga tänasel hetkel kogu see süsteem on alles loomisjärgus, nii et ma arvan, et siin õpivad kõik ja ma arvan, et selles osas ma pigem toetan seda suundumist, mis me oleme näinud toimus. Selge, jah, ei ma ütlen ise ka, et ega siin vaadates grupi tasemel, et tõenäoliselt ikkagi natuke laiem vaade, kui on ju Euroopa või see Eesti siin ainult, et ikkagi see vaade peab täna olema tõenäoliselt laiem ja ükskõik on siis nagu Baltikum see või isegi nii-öelda emapankad tasemele välja. Vaatame, et Priit tahab ka sõna sekka öelda, et mis... Mina hakkaks sealt siiski peale, ma mäletan, kui seda asutust tehti, siis sain ühe sellise suhteliselt võiduka seltskonnaga kokku, kes teadis, et nüüd me hakkame teid auditeerima. Ja meil on juba, juhend on juba sinna 1000 lehekülge on koos, aga natuke tuleb juurde. Ma küll uurisin, et kas te mulle seda meest suudate näidata, kes seda 1000 lehekülge peast teab. Ei ole näinud veel, aga hea küll. Sellest hoolimõte, kuhu ma teilt jõuda tahan, on see, et põhimõtteliselt, kuidas ECB töötab, on, et ta võtab ühe sõela ja laseb kogu Euroopa pangad sellest, ütleme, kes on tema valve all, sellest sõelast läbi. Ja nüüd sinu hirm on see, et meil koha peal on mingisugune erilise kujuga aukust, midagi jääb nagu tähele panemata või on mingi väike osake, mis sealt läbi läheb. Siis ma võin ütlema, et minu arust on hästi mõnevõrra bürokraatlik, see on nüüd see esimene, see 1000 lehekülge, aga sellest nad käituvad kõigi organisatsioonidega, keda nad valvavad ühtemoodi. Nad esitavad samad küsimused, aga nad ei unusta selle juures ära kohaliku omapära. Kui meil on midagi koha peal mõnes riigis juhtunud teistmoodi või on makronäitajate, ma ei tea, korteri, elamuturg Lätis näiteks, see selgelt tulid küsivad selle kohta eraldi. Et kuigi me esitame oma andmeid kõiki koos 3 panga kohta, meil on üks järelevalvegrupp, siis kantri või maapõhine näiteks makrovaade, see on täitsa olemas.
või kui ühes pangas eraldi juhtub midagi, mis võiks olla nende huvis, nad küsivad. Et see seltskond kuidagimoodi maapõhise fookuse võiks kaotanud, seda enam, et noh, nagu sa ennem ütlesid, et on igast riigist on pühendatud inimesed, kes osalevad selles töögrupis. Nii et ei, ma seda hirmu ei jaga. Hetkel seni kogemuse põhiselt. ja Erki, on sul midagi lisada? Ei ole, ma väga nõus ja erinevalt kui härra Kessler tegi sissejuhatust, et ütles, et siin on, valdavalt istuvad siin järelevalve subjektid niimoodi, et siis ma veel ei ole subjekt, järelevalve subjekt, et me oleme olnud taotluse faasis niimoodi, et aga need või kommentaarid, mis olid, nendega on kerge nõustuda, et senine, me tuleme ju sealt, kust me tuleme, et meie pangandusmaastik on, meile võib meeldida igasuguseid asju sellest rääkida, aga me tuleme ikkagi suhteliselt niisugusest lihtsast ja uuemast keskkonnast ja meil on vanast Euroopast endiselt väga palju õppida. See kõik ei ole hea, mis me sealt saame õppida, aga see on õppimine sellegi poolest ja mis ma niisuguste kokkupuudete puhul ka näen, et mitte võtta niisugust protektsionistlikku seisukohta, et me siin teame väga hästi, et kuidas oma asju ajada, et just vaadata ja näha seda, et klaas on pooltäis. Et jah, kõik ei ole, bürokraatia on nagu üsna kõva ja kõik need lõiked ei alati võib-olla ilmtingimata meile ei sobi, aga ma arvan ka, et selles õppimises ja avaramas maailmas on nagu nii palju positiivset seal niimoodi, et seda küll ei tahaks kaotada selleks niisuguse, ütleme, lisapaindlikkuse võitmises, et praegult see paindlikkuse puudumine ei ole kuidagi ahistanud mingit moodi. Ja nagu Priit ütles ka, et senine kogemus on nende kontaktide põhjal, mis on olnud, et diskussioonid on väga-väga kvaliteetsed. Ehk võrreldavad, ma ei tea, kas nii tohib võrrelda, aga nagu parimate investor-kohtumistega, kus kodutöö on hästi tehtud, asjad on selged ja seda tüüpi nagu debatid või diskussioonid, et kus esitatakse hea küsimus ja kus sa tahad anda head vastust või midagi, et niisugune nagu ehitav diskussioon, et jah, kas nagu neutraalsed või siis positiivsed kogemused siiamaani. Jah, Madis. Mul on ausalt hea meel, et kommertspankade juhid seda samamoodi näevad, sest võiks ju ette kujutada ka teistsugust tõlgendamist, et tõesti kesksem Frankfurdis järelevalvekorraldus täna on. Aga ma jagan seda vaadet selles mõttes, et kindlasti kohalik dimensioon peab jääma. Ma arvan, et Finantsinspektsioon ongi see, kes saab selle kohaliku mõõte ühelt poolt tuua Frankfurdis laua äärde, kui Eesti pankade küsimusi arutatakse, teisalt ju koha peal jätkuvalt töötate Eesti pankadega, et seepärast ma ka väga mures sellepärast ei ole, eriti kui kommertspankade esimene tagasiside ka on selline, et see töö on hästi käivitunud. Ma arvan, et üks on, millel Riho viitas, Balti ülene vaade, kus tõesti nüüd on võimalik siis olukord, kus tegelikult on sama järelevalvemeeskond, kes vaatab 3 Balti riigis sama pangagrupi tegevust ja saab terviklikuma pildi kui seni, kus te pidite Läti ja Leedu järelevalvega proovima üksmeelt leida. Ja teisalt, ja ma olles käinud aeg-ajalt kaasas Kilvariga SSM-i järelevalvenõukogu aruteludel, siis mul jääb nõustuda, et minu arust on seal väga, väga pädevad ja hästi ettevalmistunud eksperdid. No võib-olla lisaks siit lihtsalt juurde, et nagu SEB puhul on neil lausa 4 riiki, meil on Saksamaa ka, et kus me oleme ECB järelevalve all, ja kus me ju tänasel hetkel näeme juba võitu, on sees, et kui me teeme siin mudelite nagu auditeerimist, siis me saame kasutada Saksamaa kogemust, kuna nad auditeerisid seal ära juba, ja tänasel hetkel teevad nad põhiauditi nüüd Leedus ja Eesti-Läti on lihtsad auditid sinna otsa, et no ütleme, pangagrupi vaatest on see esimene oluline võit nagu meile ühtse järelevalve suunal. Jah, et eks tõenäoliselt, kui seda nüüd esimest sellist küsimust ka kokku võtta, et ega tõenäoliselt sellist ühest vastust ei ole, et vaadates, et meie pangagrupid, kes siin on piiriülesed, eks, mingisugune selline laiem vaade peab olema, teisest küljest jälle kohalikud olud tõenäoliselt võiksid olla kuidagi paistnud läbi nende ühtsete järelevalvemeeskondade.
aga noh, paratamatus kindlasti Eurotsoonis on ka see, et noh, kui me vaatame täna mingisuguseid Eurotsooni riske, kus on ju nii-öelda pikaajalised viivislaenud, suur osakaal bilanssides, pangad ei ole kasumlikud, et noh, täna see ei ole meile teema, eks, et aga noh, tõenäoliselt see on ka selline õppimise protsess, et kuhu see piir siis tõmmata, et kas teha kõike või mitte. Võib-olla teine teema, millest võiks rääkida, et mis ka siin varasemalt slaidi pealt läbi kumas, et Eurotsooni ühtse pangajärelevalve all ka need pangad on väga erineva suurusega, et noh, meie siis Swedbank ja SEB on seal teise saja alguses, et kas nüüd midagi sellest poolest või kas sellest nii-öelda numbrist iseenesest ka mingisugune teemapüstitus on, et noh, paratamatult selline SSM-i fookus või ühtse järelevalve fookus on ikkagi on ju suurtel ja need väikesed võivad paratamatult nii-öelda tahaplaanile jääda, et noh, mida see võiks tähendada, kas see võiks järeldada, et meie selline nii-öelda finantssektor selle võrra, et vähem võib-olla järelevalve fookuses on, et selle võrra ka siis nii-öelda haavatavus nii-öelda on suurem. Või ma ei tea, kuidas üldse ka näiteks turuosalise vaatest on tulenevalt, et noh, järelevalve teadupärast on eks kulu turuosalisele, et palju administreerimist ja nii edasi, et noh, turuosalise vaade võib-olla on hoopis see, et mida väiksem järelevalve fookus, seda suuremad võimalused äri teha, seda vähem nii-öelda sellist tüli järelevalve poolt ja nii edasi, et kuidas selline nii-öelda teie tunnetus on, et võib-olla ma võtan siit kohe ette meie suurema panga esindaja Priit Peerensi, vaatame. Jah, tõsi on see, et ma olin ka üsna kindlal arvamusel, et Frankfurdis maksavad mehed ja naised rohkem kui Tallinnas, aga tõde on võib-olla isegi natuke teistsugune, sellepärast nagu siit on vist kõlama jäänud, et esiteks ma tahaks öelda seda, et ECB on olnud pragmaatiliselt väga paindlik, et noh, tegelikult nad alguses ikkagi tahtsid meile määrata, nagu teilegi, igas riigis oma järelevalvaja. Ja kui, nad nagu ei saanud sellest olukorrast üldse aru, et noh, et kuidas te üks pangagrupp ja kuidas teil see emapank on kusagil väljapool tsooni, et sellist no, seda pole isegi läbi mõeldud, sellist varianti, aga nad reageerisid väga pragmaatiliselt, paindlikult ja kiiresti ja tõepoolest, et meil 3 riigi peale, selle asemel, et suhelda 3 finantsjärelevalvega, me tegelikult suures osas suhtleme ühega, meil on iga asja, ütleme, on 2 suuremat kohtumist aastas, pluss on siis selline regulaarne töö, aga me ei pea seda tuuveldama või õigemini 3-kordistama, et selles mõttes tegelikult võib öelda, et on grupiseisust on elu mugavam. Ja ma arvan, et kuluseisust ka, et me ei tee sama asja 3 korda. Et nüüd jah, kommentaariks lõppu, et vähem järelevalvet on parem kui rohkem järelevalvet, absoluutselt. Ma arvan, et siin on nagu, võib-olla peab ka selle jagama nagu 2 ossa, et tavapärases töös, ma arvan, oleme võitnud ja võidame edasi, noh muidugi ma näen ka seda, et kui ma nõukogu liikmeid vahetan, siis see protsess kestab pool aastat, selle asemel, et varem kestis ta nagu võib-olla 2 kuud. Et see kuidagi tekitab tohutult pika planeerimise nagu vajaduse, aga teistpidi ma arvan, et me ei ole veel näinud seda, et kuidas probleemide korral tuleb tegeleda. Et nüüd tänasel hetkel, kui olin nagu Eestis pangajuht, siis ma helistasin Kilvarile, ütlesin, Kilvar, et mul on sinuga midagi rääkida, kutsusime kiiresti kokku erinevad inimesed, no nüüd sa ei helista SSM-i Daniil Noelil, sellepärast mul ei ole ta numbritki, et noh, et ilmselgelt mul talle helistada on pisut nagu palju, ja kui ma olen kas 130. kohal, et noh, raske, et Eesti vist jääb selle järelevalve teise divisjoni sinna alamosasse, et ma arvan, et probleemide lahendamine ei ole veel ära testitud. Et seal on nagu näha, kui palju seda paindlikkust on, tõenäoliselt paindlikkust on väga vähe, sest et erisuste seletamine on üsna keeruline Euroopa tasandil. Aga seni, kuni me oleme heas klassis või head õpilased klassis, ma arvan, et meile see protsess nagu meeldib. Ja seni, kuni Põhjala pankadel läheb ka küllalt hästi, on väga tugevad, siis ka, kui me kohtume nagu ECB esindajatega, siis noh, ega olgem ausad, et nad ei vaata meid kunagi, nad peavad suutma meid vaadata nagu iseseisvalt, aga nad alati vaatavad ka otsa meie nagu emaettevõtetele, nii et ega meile nagu põhihinnang ikkagi antakse kogu grupi baasilt. Ja no Balti ja Põhjamaade pangad on tänasel hetkel nagu heas kirjas kogu Euroopas. Ja ei, sellega absoluutselt nõus, et ega noh, ütleme Eesti turul tegutsevate pangagruppide selline suur eelis ka SSM-is on ikkagi
väga head nii-öelda finantsnäitajad ja tugev kapitaliseeritus ja kuigi ma pean ütlema, et väga huvitav, aga paar korda on, mitte paar korda, aga olgem ausad, et nad on ECB poolt oleme saanud paar korda küsimuse ka, et kas te ikka filiaaliks ei taha ära muutuda, et te olete nagu mõnevõrra pisikesed. Et me küll ei ole nagu selles osas ühtegi seisukohta nagu vastu võtnud, aga et see küsimus on tulnud, sest nad näevad nendes meie seotust nagu ema ettevõtetega väga olulisest määral. ja Madis. 3 repliiki, et kõigepealt, kas rohkem või vähem järelevalvet, ma oleks arvanud, et teie esindades kõige viisakamaid panku, et teile see on ju hea, et on hea järelevalve kõigi üle ja kui keegi sealt sõelast läbi kukub, kes loomulikult ei ole teie, et siis see ongi õiglane ja nii peakski olema. Ma arvan, et lõpuks on meie kõigi huvides, et järelevalve oleks tugev kas sa ja räägid kvaliteetne. sõltub, mis järelevalvest sa räägid? Räägin Sa räägid väga pangandusjärelevalvest üldiselt. jaa, aga meil on regulatsioone, meie reguleeritakse meie kapitali ja meie likviidsust, mis on väga mõistlik. Reguleeritakse seda, kuidas me kliendiga suhtleme. Ma ei ole kindel, et seda peab nii täpselt ja peensusteni reguleerima. Ja lõpuks reguleeritakse, õigemini mitte ei reguleerita, aga antakse meile politsei funktsioonid. Samamoodi, ma ei ole päris kindel, et kas see peab sellises ulatuses olema. Kohati oleks meil lihtsam kutsuda juba regulaator oma majja, maksta regulaatoritel palka ja tehke seda palun ise. Tõenäoliselt on palju arutada üksikute regulatsioonide teemal, aga mul oli üldine tähelepanek, ma arvan, et lõpuks on hea ja tugev järelevalve meie kõigi huvides. See oli huvitav, et sa ütlesid, et isegi kulu mõttes tegelikult grupina on teil mõistlikum, kui saate ühe vastaspoolega suhelda, sest iseenesest me peame ausad olema, et eks uus kulukiht järelevalvele sai peale ehitatud ja 1000 inimest Frankfurdis üleval pidada, et ega ta kõige odavam ei ole. Tunnete ise ka järelevalvetasudest, mis tuleb nüüd otse ka Euroopa Keskpanka maksta. Aga veel sellest, et kas Eesti siis otsese Euroopa Keskpanga järelevalve all olevad pangad on kuidagi teisest klassist või vähem järele vaadatud, siis ma ei tunneks selle pärast muret. Pigem on ikkagi hea, et meie suuremad pangad on samuti selles nüüd esimeses grupis ja täpselt samade standardite ja samade põhimõtete järgi järelevalvet teostatakse. Ja mis puudutab veel probleemidega tegelemist, siis õnneks me tõesti ei ole pidanud testima, et kuidas Euroopa Keskpank suuremaid probleeme Eesti pankade puhul lahendaks. Aga samas Euroopas tervikuna panganduses probleeme on piisavalt ja me oleme näinud, kuidas need arutelud seal kohapeal lähevad. Ja minu jaoks vähemalt üks märk sellest, et see ühtne järelevalve toimib ja on kokkuvõttes parema kvaliteediga kui seni, ongi just see, et see laua taga on aru saada, et erinevad riigid oleksid võtnud erineva hoiaku, mis ei ole hea. Ja nüüd lepitakse kokku ühtne lähenemine ja tõenäoliselt see siis rakendub maksimaalselt ühtemoodi ka kõigis riikides, kus SSM toimib. Ja. Erki, on sul midagi lisada? Priit tegi tänuväärselt selle virisemise otsa lahti siin, et kaua me ikka kiidame, et mis siis, et sünnipäev niimoodi, et ma selle osas paneks ka hoogu juurde, et jah, järelevalve teeb järelevalvet etteantud raamistikus ja vaatab siis eelkõige seda, et järelevalve subjektid, nii nagu vist öeldi, et oleksid vastavuses kogu selle regulatsiooniga, mis on kokku kirjutatud. Ja me küll praegu räägime järelevalvest, et siis ongi palju häid sõnu öelda niimoodi, aga no, ma ei taha lihtsalt nagu sihitult viriseda, aga ma arvan, et me oleme küll, see pendel on läinud pikalt üle selles regulatsiooni komplekssuses, paljususes, vastuolulisuses ja jaburduses ja ma väga loodaks, et see on nüüd see kõige kaugem punkt ja võib-olla siit me hakkame ajapikku nagu tagasi liikuma. Et millele ka Priit viitas, et tõesti, et finantsinstitutsioonidest on täna tehtud nagu suuresti politsei käepikendus, et see on nagu massiivne, mastaapne teema niimoodi, et kas see peaks niimoodi olema, et võib-olla see ühiskonna toimimise seisukohalt, et võib-olla see isegi on optimaalne, aga sellele oleks pidanud võib-olla eelnema või siis vähemalt praegult peaks mingisugune debatt selle üle käima, mitte lihtsalt nagu selle jõustamine. Ja teine koht, kus ma näen nagu suurt nagu probleemistikku, mis ma arvan kokkuvõttes pigem
transaktsioonikulusid suurendab, on see, et regulatsioon on läinud tänaseks nüüd nii kaugele, et ta kirjutab ette niisugust nagu seesmist juhtimiskorraldust. Et kes kus nagu üksuses peab olema ja kellele nagu raporteerima, ja see on nüüd nagu see niisugune iga organisatsiooni juhtimisel, et seal üldiselt reeglina ei ole ette antud kindlaid õigeid vastuseid, vaid see sõltub väga palju tegelikult kultuurilisest taustast, see sõltub niisugusest nagu grupidünaamikast, see on töökorraldusest, seal on niimoodi, et hea tulemuseni minemiseks on reeglina päris mitu head nagu teed niimoodi, mis võivad omavahel olla nagu päris erinevad niimoodi. Ja see on, need on nagu need valdkonnad on niimoodi, et ma küll, mul praegu puudub otsene nagu kogemus sellele, et kuidas järelevalvaja, ütleme, nagu jõuliselt tuleks kontrollima just nimelt niisugust nagu governance set-up'i, aga see debatt, Põhjamaades on see debatt nagu väga intensiivselt käimas niimoodi, ja ma näen seda, neid halbu tulemusi, mis nagu välja tuleb, et see küll, et see vähendab veel seda nagu vastutust, eks ole, lõpuks lihtsalt kehitatakse õlgadega, öeldakse, et te ise käskisite meil niimoodi asja üles seada. Ja võib-olla nagu ikkagi kõige nagu lihtsam näide on, et see, täna me istume siin aprill 2017 ja suur osa Baltikumi pankadest ei saa teha dollarimakseid. Ja see on nagu puhas nagu regulatiivne drive, eks ole, et mis on meid sinna nagu viinud, et kas me oleksime seda ette kujutanud, et nagu täisglobaliseerunud maailm, avatud maailm, instant payments, eks ole, fintech, nagu jätkame seda rivi kui palju niimoodi, ja maailma kõige suuremas nagu kaubandusvaluutas ei ole võimalik teha nagu makseid niimoodi. Et kui kuskil, et siis see on see koht, ma arvan, et kus nagu regulaatorid laiemalt nagu peaksid väga, väga palju minema tagasi oma laua ümber ja hakkama mõtlema, et selle üle, et kas see on see maailm, mida nad nagu tahtsid luua. Et sellega tegelikult luuakse fragmenteeritust, turutõrkeid, transaktsioonikulu ja kõike muud sinna juurde. Aga see on tänuväärne teema, me võiksime kindlasti seda pikemalt jätkata, aga las pärast tuleme tagasi sünnipäeva juurde. Kommentaariks ka Erki selline sõnavõtul, et eks see praktika on näidanud, et peale finantskriise ikkagi on tava üle reguleerida tegelikult sellist keskkonda, et eks see Erki sõnavõtt ka seda peegeldas. Aga kui nüüd veel edasi minna mingid teemadega, et mul on siin mainitud selline teema nagu järelevalve raamistiku kohandamine SSM-is, et Eurotsooni riikide järelevalvelised standardid on olnud erinevad ja selleks, et sellist järelevalvest arbitraaži vähendada, kuskil keskele tõenäoliselt selline järelevalve tase sätestatakse, mis tähendab seda, et järelevalved, kes on siis ülemises otsas olnud, ehk olnud suhteliselt konservatiivsed riskide hindamisel, tõenäoliselt peavad oma sellist taset leebemaks laskma ja siis järelevalved, kes on siis olnud väga leebed, peavad karmistama oma järelevalvet, ja see on kõik selleks, et sellist ühtset järelevalvestandardit rakendada, et arbitraaži vähendada. Ja mul küsimus on pigem selles, et kas see järelevalve selline arbitraaži vähendamine peab ikkagi toimuma siis selle arvelt, et kuskil tegelikult järelevalvestandardid vähenevad. Või on see nagu paratamatus ja tulebki sellega leppida. Kui me räägime Eestist, Eesti on olnud siis kapitali järelevalve poole pealt ikkagi suhteliselt konservatiivne, eks, ja suuri ka kapitalipuhvreid nõudnud hoiustajate huvide kaitseks, et mis täna mis teie sellised mõtted on sellised, ühest küljest ma saan aru, et igale turuosalisele meeldib, et ühtsed standardid on üle Eurotsooni, eks, aga nüüd see, et kuskil tegelikult kellegi arvelt keegi peab andma järgi oma järelevalve sellises standardis. Ma ei tea, kui ma võib-olla alustan lihtsalt, et ma arvan, see konservatiivsus ja mittekonservatiivsus, see natuke sõltub, et kes sinu konkurendid on. No. Kui su konkurendid kohalikul turul on kohalikud ettevõtted, siis nendele rakenduvad ühetaolised numbrid ja tingimused ja see määrab konkurentsi. Aga kui sa oled näiteks Põhjamaades tänasel hetkel, kus on ka väga konservatiivne järelevalvaja, küsib samuti 18%, küsib 16-17% oma kapitali, hakkab olukord teine olema. Sa konkureerid paljude teiste rahvusvaheliste ettevõtted, kelle kapitalinõu on võib-olla 10 ainult. Ja siis juba hakkab hinnaerinevused sisse nendes suurtes tehingutes. Et siis sellistel tehingutel sa tõenäoliselt seda suurt konservatiivsust enam nii palju positiivselt ei näe, sest et see on kohalikult turult juhitud. Aga Eestis, Lätis, Leedus, tänasel hetkel turg on ikkagi suhteliselt jaotatud lähiümbrusega.
ja suhteliselt sarnase turu regulatiivse määraga ettevõtete vahel, nii et ma usun, et meie jaoks, suurte pankade jaoks läheb kõige keerulisem see, et pangad on reguleeritud ja shadow banking või mittepangad ei ole väga reguleeritud, et see tekitab tänasel hetkel järjest suuremat sellist kuidas ma ütlen, ma arvan, seda arbitraaži just, et see rohkem arbitraaži, et kui palju sa tegelikult peaksid mõtlema, et kas me pankadena peaksime hakkama ka mingit tegevust viima hoopis nagu välja, sellepärast et kapitalinõuded mitte finantssektoris või mitte pangandussektoris on hoopis teistsugused või need tingimused, mis neil rakenduvad. Et ma arvan, et see on natukene see lugu, kus ka see ülereguleerimine ühel hetkel võib nagu lükata väga viisakad ettevõtted või väga pikaajalised sellised puhtad pangad siis alternatiive otsima. Ma võin öelda, ma usun ka, et pigem selline kõigi ühtne standard Euroopa riikides on positiivne ja lõpuks võimaldab paremini konkureerida meie pankadel, naaberturgudel ja teistel turgudel ja Euroopa võimalusi võib-olla teistel uutel pankadel siseneda meie turule. Ma ei ole ka tajunud, et nüüd oleks kuidagi Eesti järelevalve kvaliteet alla läinud, kuigi ma tean, et te olete kogu aeg konservatiivsed olnud. Naljaga pooleks, kui te näete, et ei saa enam piisavalt nõudeid kehtestada Eesti panganduse riskid liiga kõrged, öelge meile, et me saame sektori üleseid kapitalipuhvreid veel otsa keerata. Aga ma ei näe, et praegu oleks sellist probleemi. Ma tegelikult ei saa kah sinu murest aru, sest et ma esiteks ei ole märganud, et kusagil oleks keegi latti alla lasknud, siiski tõde on see, et ECB küsib meie käest andmeid rohkem, kui te küsisite. Ilmselt see 1000 lehekülge pluss seal juhendab neid selle koha pealt. Ja samas, võib-olla natuke ironiseerides, mäletan, kui oli, just oli ka seal, kui oli esimene kohtumine, kus aeti pooled järelevalvatavad pangad, siis oli 2 kohtumist, kus oli pooled pangad aeti siis sinna Frankfurti kokku ja kus siis härra Draghi minu arust tutvustas isiklikult siis, mis meid ootab ees. Selles mõttes oli väga huvitav miiting, tore miiting, kus uus järelevalve siis rääkis, kuidas nad tööle hakkavad ja lõpuks öeldi meile, et ega tore dialoog oli. Aga muidu oligi väga tore miiting. Aga seal küsiti, kas teil küsimusi on, tegelikult oli küsimusi ja oli juttu sellest, et kuidas tuleb siis käsitleda kõiki neid ületähtaegseid võlgnevusi ja siis üks pank lõuna poolt küsis, et aga kuidas ikkagi nüüd nende kaardivõlgnevustega on? Ei no, et mis te nende kaardivõlgnevustega? Ei no, aga meil on neid seal, teate küll, et need on üle 90 päevaseid ja neid on nii palju ja et aga mis teie probleem on? Ei no, me teame, et nad lõpuks maksavad ära. Et kas me peame neid ka arvutama, tuli kohe selline küsimus. Et ma sinu küsimuse peale võiks küsida, et kas te olete uurinud, et kas kusagil on standardeid tõstetud. Et ma tegelikult ei ole, ma ei tea seda. Et meie siin allapoole standardid andnud ei ole küsimus, et kas kusagil tõstetud on, et see on võib-olla õigem küsimus. Erki? Ei, mul ei ole midagi. Ei ole. Ja ma vaatan kella, et eks me peame hakkama vaikselt paneeli kokku ka tõmbama. see ei tahtnud vastata. Aga võib-olla siin kokkuvõttes veel tahaks panelistidelt ikkagi teada saada, et ja võib-olla isegi mitte pikka sellist sõnavõttu, aga sellise paari sõnaga, et kuidas täna tunnetate, kas SSM on ikkagi turuosalistele täna nõnda nimetatud kvaliteedimärk, et on see siis mingisugust sellist positiivset sõnumit kuidagi teie äris ka kajanud ja mis siis täna oleks siis, ma ei tea, Eesti finantssektoril tervikuna võita või kaotada sellest, et meie suured pangad on SSM-i järelevalve all? Ma tulen ühest üsna väiksest organisatsioonist, väiksest aga tublist organisatsioonist ja seesama debatt oli mõnda aega tagasi seal. Ja me jõudsime küll üsna kiiresti sellesse punkti siis, et SSM on kvaliteedimärk. Jällegi, võib-olla see on natukene seotud sellega, et kust me tuleme, väike riik, eks ole, mis on meie lähiajalugu olnud, aga ma kordan varasemat mõtet, et kõik need niisugused
vanema Euroopa suunal toimuvad kontaktid on meile võimalus õppida ja areneda, et see on suurepärane. Ma ei arva, et meie kliendid, me ei saa ise sellest regulatsioonist aru, ma arvan, meie kliendid ei saa ammugi sellest aru, nii et nemad, ma arvan, et väga seal ei diferentseeri, aga meie siinsetele turuosalistele ma julgeks arvata, et see on arengule kaasaitav. Ja muidugi selles valguses ka, et võib-olla algne ootus oli see, et kohalikel siis järelevalve institutsioonidel, et nende roll võib-olla isegi muutub veel väiksemaks, ja tegelikult ei ole ta muutunud ju. Et need kokkupuuted on intensiivsed ja seda on nagu palju, et küllap selle tasakaalu otsimine ka veel käib, aga praegult on see on läinud üllatavalt hästi, et see on hea ja paneme siit edasi. Jah. Jah, ma oleksin 100% Erkiga nõus. Pluss eriti see, kui tulla ikkagi väljapoolt eurotsooni, see enam kujutad ette, et keegi ei viitsi ennast kurssi viia, mis toimub kas ühes või 3 väikeriigis kusagil ääremaal. Ja kui sa mingil kujulgi tahad selle turule siseneda või kellegi seal suhelda, siis sa saad, okei, nad on selles suures potis sees, neil on sellised reeglid, need suure poti reeglid viitsitakse omale reeglina selgeks teha. Ja ei pea tegelema sellega, et sul on mingid Saksa reeglid, Hispaania reeglid ja siis on Läti või Eesti reeglid, et kõigil on ühesugused reeglid, mis võib-olla päris mu eelmise näitega kokku ei lähe 100%, aga ma eeldan, et tegelikult hetkel on kõigil ühesugused reeglid. Et see annab kindluse. See annab kindlasti kindluse. Madis, jah. Jah, see võib-olla oli rohkem kommertspanga vaatest esitatud küsimus, aga kui enne sai mainitud seda korrespondentpanganduse probleemi, et kus vaadatakse ka Eesti panku võib-olla kuskilt tookeni tagant ja tahetakse aru saada, kuidas me reguleerime ja järelevalvet teeme, et siis ma arvan, et sellises kontekstis võib-olla ka, et see võib positiivne olla, kui on ühtne Euroopa Keskpanga tugev järelevalve. Jagaks võib-olla ka 2, et üks on see, et ma arvan, turule mõjub hästi, sellepärast, et kas või teised turuosalised, kes siia tulevad, kujutavad ette, et mis on turutingimused ja järelevalvetingimused. Mis puudutab võib-olla SEB-d ja Swedbanka ja võib-olla ka Nordiat, siis kuna investoritele meie nagu põhijärelevalve siiski kipub olema nagu Rootsi järelevalve. Ja Rootsi järelevalvet tänasel hetkel peetakse veel gramm tugevamaks kui ECB-d. Võib-olla kuni tänaseni võib-olla peetakse, et seetõttu me võidame nagu läbi selle ja olgem ausad, et nagu Eesti turg ja sealhulgas ka Läti-Leedu turg on ju tegelikult väga palju võitnud läbi selle, et meie pangad on finantseeritud paljugi nagu läbi nagu grupi treasurite. Oleks me pidanud andma võlakirju välja, siis tõenäosusega oleks hind olnud 100 punkti kõrgem kõikidele. Ja kui me võtame need kas või need meie laenuportfellid, siis korrutage nagu protsendiga läbi ja te näete, et mis on tegelikult võit olnud seda tänu sellele, et kogu need pangagrupid on siin nagu Baltikumis sellises määral kohal. Aga tänasel hetkel on see, ma arvan, võit juba toodud nagu kätte, kuna Rootsi järelevalvet hinnatakse praegusel hetkel nagu hästi. Jaa, kui nüüd paneeli kokku võtma hakkad, siis esiteks mul on hea meel, et ka turuosalised ainult ei kiitnud siin SSM-i, et ka siin tuli välja selliseid kriitikanoote, aga kui kriitikanootidest rääkida, et eks see ei ole ju uus teema, et kogu see regulatsioonide maht ja probleemistik ülereguleerimise osas, et see on täna oluline, see on aktuaalne täna ja tõenäoliselt sellega ka tegeletakse, eks. Ja hea meel on ka see, et ikkagi selline üldfoon meil siin paneelis ikkagi SSM-i osas oli selline nagu positiivne, et märksõnad SSM paindlik ja professionaalne ja hea, et siis turg on ka hästi ja positiivselt ka meelestatud. Üks küsimus võib-olla, mis üles jäi, on kindlasti selline kriisijuhtimise pool, et seda täna testitud ei ole ja me ei ole jõudnud ka täna siin on ju paneelis rääkida sellisest teemast, et SSM on ju kohalikust turust kaugel ja selle võrra ka bürokraatlikum ja nii edasi, et kuidas sellises kriisilahendusmehhanismis siis SSM-i selline operatiivsus avaldub, et see on täna tõenäoliselt on ju küsimärk. Nii, ma vaatan, et 5 minutit on aega ja ma annan võimaluse ka saalist küsida küsimusi, et tõenäoliselt väga tihti te ei näe siin nii esinduslikku paneeli
ja nii esinduslikke inimesi siin koos laua peal istumas, et kui on küsimusi, siis palun anda märku ja mikrofon on kuskil saalis olemas. Palun, olge julgemad. Kui küsimusi ei ole, siis ma sean ise ennast siis saalis olija rolli, et ma küsiks võib-olla 2 küsimust. Esimene on see, et milline oleks SSM-i mõju teistele sektoritele ja teine on see, et kas klient ka sellest midagi võidaks, panga klient. mis mõttes teistele sektoritele saad sa Kindlustus, fondindus ja nii edasi. Jaa, no finantssektor, küll ta on muutunud hapramaks ja fragmenteeritumaks, aga no ta on üks kõige rohkem üle riigipiirilist toimivaid valdkondi. Et ma sellest tuletan, et üsna mõistlik oleks see lahendus jah, ka teistes finantssektori alamosades, tähendab niisugust piiriülest järelevalvet korraldada, tingimusel jälle, et ta ei osutu kuidagi liiga rohmakaks või liiga raskeks niimoodi. Kas klient on sellest võitnud, et ei, et siin ma arvan, et SSM-ist iseendast niimoodi, et see on raske võib-olla seda tuua niimoodi, aga ma arvan, et me oleme jõudnud, ma tulen tagasi selle varasema mõtte juurde, et me oleme jõudnud sellesse kohta siin Eestis, et kus transaktsioonikulud järjest lähevad kliendile üles, nii et klient tegelikult maksab rohkem ja rohkem seda 1000 pluss nagu lehekülge kinni. Ja siin on, et see lihtsalt, see ei ole nagu isegi suuruse küsimus, et niimoodi, et see on see sama vana näide, eks ole, et kas sa proovid linnaliiklust juhtida niisuguse lennuliiklussüsteemi järgi, et sul on üks kõrge torn ja seal siis suure peaga inimesed ütlevad täpselt, et kes kuhugi peab keerama ja millal gaasi vajutama ja pidurdama, või sa proovid jagada ikkagi laiali liikluseeskirjad inimestele ja ütleme, et sõidame paremal pool teed ja sellise märgi ees peatame ja laseme inimesed üle tee. Et siis see süsteem nagu läheb kogu aeg selle lennujuhtimiskeskuse suunas, aga selgelt nagu liiga palju. Ja ma arvan, et see on ühiskonna kulu niimoodi, et kas ta nagu, kas ja mis koha peal ja kus ta nagu mureneb niimoodi. Ma natukene loodan, et see Brexiti meeleolu muutus, et see toob tegelikult ka mingisuguse viibega järgi meile nagu muudatusi, et see regulatsiooni lasu, et see peab vähenema lihtsalt. Et see ei ole mõistlik. Aitäh. Esiteks ühinen Erki sõnavõtuga, taas kord. Aga teiseks ma arvan, et vastus on nii ja naa. Esiteks kindlasti oleks meie kõigi huvides, mida sarnasemad oleksid seadused nende järelevalve kogu Euroopa Liidus või euroalal, mis ütleks, et ilmselt oleks see parem. Teiselt poolt jälle, kui võtta spetsiifiliselt SSM, siis kui ma õieti aru saan, ta ikkagi loodi selleks, et ära hoida finantskriise, ootamatut finantskriise, juhul kui on vajadus kiiresti sekkuda, luua selleks mehhanisme ja hoida ära süsteemselt oluliste pankade ütleme siis tegevusest põhjustatud või tegevusetusest põhjustatud kriise, siis ma kujutan ette fondinduses, ma kujutan seda olukorda ette, ma kindlustuses ei kujuta tegelikult päris hästi ette, nii et kui me räägime nagu sellise mehhanismi ülesehitamisest, siis ma ei ole kindel, et kindlustuses oluline fondinduses võib olla, kuigi ka fondindus on tegelikult üsna jäänud lokaalseks minu arust. Et ma pigem arvan, et SSM-i taolist mehhanismi pole vaja, kui sa küsid, kas oleks vaja ühtse regulatsioone ja ühtset seadusloomet ja selle järelevalvist, jah, on vaja. Raudselt on parem äri teha, kui meil on ühesugused reeglid üle piiride. Mis teisi sektoreid puudutab, siis ma usun ka, et võib-olla on midagi õppida teistes finantssektori osade, et lihtsalt uskudes, et suurem turg ja tõhusam konkurents, et see lõpuks on kõigi huvides ja on ka klientide huvides. Et kui see oleks ühtsem Euroopas või euroalal ja ühtsed reeglid rohkem, et see tõenäoliselt oleks positiivne. Mis puudutab klientide huvisid ja SSM-i suutlikkust neid paremini kaitsta, siis lõpuks muidugi klientide huvides, et pangad oleks tugevad ja ei kukuks kokku.
aga no teisalt on tõsi, et see pendel regulatsiooni osas võib-olla pärast kriisi on läinud pisut teise äärde ära ja SSM ja ühtsed Euroopa reeglid, see on nagu osa sellest, aga teisalt on järelevalve vaid üks osa sellest uuest raamistikust, kuhu läheb ka ühtne kriisihaldus, meil on ühtsed reeglid hoiusekindlustuse jaoks, tõsi, ühtset fondi veel ei ole, aga lõppkokkuvõttes see, et oleks mõistlikult korraldatud finantssektori järelevalve kriisilahendusreeglistikud, see, et ei peaks maksumaksjad mingil juhul päästma raskes olukorras panku, ma arvan, et see on lõpuks klientide kui maksumaksjate huvides ka ja lõpuks meie kõigi huvides. Ma arvan ka, et võib-olla maksumaksja, Eesti maksumaksja magab paremini, sest et kui oleks nagu Swedbanka või SEB-ga midagi juhtunud kriisi ajal, siis vaevalt Eesti riigil oleks olnud võimekust seda päästa, et tänase hetkel on teoreetiliselt loodud raamistik, mis seda võimaldab, aga samas ka, et neid regulatsioone on ikkagi väga palju, mis tuleb, sest et kui me samuti teame ju neid, et mis nagu kliendid ootavad ja tahavad, me tahaks investeerida mugavamatesse klienditeenindus nagu lahendustesse, aga kui mõtled 2017-2018 arendusplaanidesse, siis on need nagu otsast lõpuni täis erinevad süsteemiarendusi, et kohanduda nagu uute reeglite ja kordadega, et ma arvan, see võtab nagu sellist nagu kliendile suunatud nagu ressurssi ära. Et ma arvan, klient natukene tunnetab, et ta saab natuke nurgelisemad lahendused, sest et seaduses kirjutatakse tihti ette väga selline üks lahendus, sobib kõigile. Aga nagu ma arvangi, et suures pildis ühtsed reeglid meie väiksele Eesti riigile on kasulikud, sest et meie oleme nii palju sõltuvad välismaailmast, et meile kindlasti sobib. See meelitab siia välisinvestoreid ja see teeb meie ettevõtted konkurentsivõimsed. Ma arvan, et suures pildis kasulik. Jaa, tänud, hea on sellise positiivse noodiga lõpetada. Ma tänan Erkit, Priitu, Madist ja Rihot ja ma arvan, et me kõik oleme ühe suure aplausi ära teeninud.